Täna alustasin ma siis pooltelgede paigaldusega. Panin siia ka uued kummi, sest see oli eriti praguline. Pärast avastasin, et teine on ka katki. Siia õnneks ma leidsin oma varudest ühe vähe kabedama. Kokku panin siis kõik uute poltidega. Vanad olid lihtsalt nii võidunud, et sealt seest oli võimatu leida kohta, kuhu vetid pista. Uutega läks väga libedalt. Siin ma just lõpetasingi viimase keeramist. Et siin ilusti istub see nuut sees. Praegu paigaldasin siis seda jooksuvarrast. Panin siia eksentriku sisse. Nii, õiges asendis tuleks ta nüüd kokku ka keerata, aga ennem peab panema käänmiku ka külge. Panin just enam-vähem paika selle alumise poldi eksentriku. Seda ma jõuga kinni ei keeranud, siin tuleb pärast paika sättida. Nüüd ma saan hakata käänmiku ka paika panema. See hakkab vaikselt minema. Siin kastist võtan poldi ka. Ja nüüd selle jooksuvarada ka siia auku ajame ja siis on siit poolt nii palju valmis, kui enne vedrude paigaldamist teha saab. Sa pead need kohad ju pärast puhtaks tegema, kus klots vahel käib. Nüüd olemegi tagasi jõudnud panna ka käänmiku. Seda siis nii sellel rattal, millest ma ennem näitasin, kuidas ma seda reguleerpolti panin, kui ka kõik teised. Viskame pilgu peale. Siin ma natuke värvisin piduri kandureid. Ennem nad olid päris rõsked, natuke paremad on, aga siin on vaja kindlasti 2-3 korda veel üle teha. Eest saime siis panna ka mõne jupi külge. Ette panin ka uue pooltele kummi siia. Lisaks läks siis käänmik külge. Ja amort koos vedruga ootab oma järge. Siinpool autot on täpselt sama vaatepilt. Ehk ei midagi erinevat. Ja siinpool taga on meil ka ilusti jooksuvarras, käänmik, õõts, kõik asjad olemas. Puudu on ainult siis amordipüstak koos vedruga. Vahepeal sai siis hoogsvalt tööd tehtud. Oleme jõudnud kogu vedrustuse autole külge panna, pidurid ka. Teha ongi jäänud veel vaid käsipiduri trossid ja differisse õli sisse valada. Pärast seda pingutame veel kõik poldid ilusti üle auto raskuse all, et nad vales asendis kokku ei läheks. Ning peale pingutamist võiks siis saada juba autoga ratastele panna. Nii, piilume korra viimasse koopasse ka. Ja, kõik on selline ilus puhas läikiv. Ma vaatan, ABS-i andurit tuleb ka veel tagasi panna. Nüüd on sealt läbi kere vaja pista. Siin alle tegin veel uued pidurivoolikud asjad ja torud. Ja, sööksed nad said. Nii, lõpuks ometi oleme saanud kõik jupid külge. Lasime rimaka vastu maad. Nüüd võiks ta käima panna ja õue sõita ja lähemalt uurida, kui madal ta nüüd sai. Aga esmamulje on juba endale väga hea. Nüüd oleme päevavalgusse jõudnud, saame täpsemalt uurida, võrrelda selle esimese klipiga. Aga vahe on märgatav. Väga idekas. Täpselt siuke soliidne. Ei ole liialt, ei ole vähe. Rehv mahub ringi käima. Nii, nüüd kus veermik on tehtud, pidurid on ka põhimõtteliselt tehtud. Miks ma ütlen põhimõtteliselt? Asi on selles, et hakkasin kässari trosse timmima ning see jublakas läks katki.
siin kangi all pean ta siit seest veits laiali lammutama. Autost välja ulatub siuke reguleermutriga pikk varras. Selle pean siis uue sebima ja siis saab uuesti trossid paika timmida. Natuke proovisin ennem sõita ka. Vedrustus on hea pehme, isegi selle kuumaastiku peal, et sellega võib väga rahul olla. Pidama jääb ka auto. Ja mis ma teada sain, mootoril on ka jõudu. Lihtsalt varem ei saanud gaasi vajutada, kuna auto ei jäänud seisma. Nüüd saab julgelt vajutada ja läheb edasi küll. Ehk siis olen väga rahul. Kuid nüüd võiks siis rääkida järgmistest plaanidest. Kuna välimus on siuke väsinud, oma nimevääriline. Aga see üldiselt ikkagi ei meeldi nii, siis tahaks seda kuidagi timmida paremaks. Selle tarves olen muretsenud siis uue poritiiva, uue juhi ukse, vaatame siin vanu hetkel, ja uue tagumise ukse ja lisaks on vaja see tagatiip korda saada. Selle mõlgi või mis iganes siin oli ja pahtli läsu, selle ma koristasin ära juba. Ja natuke välimust edevamaks saada. On mul olemas siin uued tagatuled. Näeb veits siuke oma ajastu S4 S6 moodi välja. Kui me juba siin laoruumi pool oleme, siis vaatame velgi ka. Sellised väljad lähevad siis talveks alla. Siin on peal mingid suvalised juustud praegu. Või nendega kunagi käis see valge auto jäärajal, aga need ei pea enam mitte midagi. Ja uued on meil siis siin Hankoki iBike'id. Need peaks olema normaalsed talvekad, ehk nendega võib olla rahul. Siin on meil siis see teine garaaž. Selle torni all on see valge 80, aga siin ees on mu uued jupid, keretükid siis. Et see tagumine uks poritiib. Teise mehe vana, minu uus. Ja siis juhi uks. Aga mis värvi auto tuleb, see jääb hetkel saladuseks, aga küll te varsti näete seda.